Tere tulemast Statistikaameti infotundi. Mina olen Heidi Kukk, meie meediasuhete juht. Ja hetke pärast tutvustab meie sotsiaalstatistika analüütik Sigrid Saakpak seda, milline oli 2024. aastal meie keskmine ja mediaanpalk. Teie küsimused on samuti väga oodatud ja need postitage palun siiasamma ülekande all asuvasse kommentaariumisse. Ja ülekande salvestuse ja ettekande slaidid lisame samuti pärast ülekande lõppu siis kodulehel palga pressiteate juurde. Nüüd aga põnevat kuulamist ja palun, Sigrid. Tere ka minu poolt. Mina siis olen Sigrid ja täna räägime siis keskmisest palgast, mediaanpalgast ja räägime 4. kvartali andmetest ning ka 2024. aasta terviklikest andmetest. Läbi käime need teemad siis järgmiselt, et kõigepealt seletan, mis on mediaanpalk, mis on keskmine palk, kuidas nad võib olla erinevad. Siis räägin 4. kvartali andmetest ja seejärel liigume siis 2024. aasta terviklike andmete juurde. Kuidas me siis arvutame keskmist palka? Keskmise palga arvutamisel liidame siis kokku kõik töö tegemise eest välja makstud tasud ning jagame selle palgasaajate arvuga. Info siis töötasude kohta saame me Maksu- ja Tolliameti tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonidelt ja töötasu summa siis taandame täistööajale. Samuti võtame arvesse ka siis töötatud päevade arvu ning töökoormust ja selle info saame siis töötamise registrit. Ehk siis on väga oluline, et registrites olev info on korrektne. Nüüd kui rääkida sellest, et kuidas mediaanpalk erineb keskmisest palgast, siis mediaanpalk, mediaan kujutab siis sellist keskpunkti, kus siis pooltel on madalam palk keskpunktist ja siis pooltel on kõrgem palk keskpunktist. Seega võib mediaanpalk olla kasulik siis näiteks tüüpilise palga mõistmiseks, ilma et seda mõjutaksid siis väga kõrged või väga madalad palgad, nii nagu need keskmist palka mõjutavad. Ja mediaani soovitame siis eriti kasutada valdkondade puhul, kus palkade ebavõrdsus on suurem ja tuleb kasuks siis sellise keskmise punkti näitamine. Samuti olen siia slaidile välja toonud ühe joonise, mis minu hinnangul näitab väga kenasti siis 2021. aastast kuni 2024. aastani siis palkade liikumist läbi aja. Ülemine joon lillaga on siis keskmine brutokuupalk ja alumine joon roosaga on siis brutokuupalga mediaan. Ja siin on samuti näha siis, et miks on palk periooditi muutuv näitaja, mille puhul näiteks palgakasvu näidatakse siis võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga. Et nagu me näeme, siis teises kvartalis ja 4. kvartalis liigub see sakk natukene kõrgemale, kui ta siis oleks esimeses ja 3. kvartalis, mis tähendab siis seda, et näiteks suvekuudel makstakse välja ka puhkusetasusid, mis mõjutavad palgastatistikat ja samuti ka aasta lõpus näiteks makstakse lisatasusid. Ning mediaanpalk keskmiselt jääb umbes sellise 300 euro võrra madalamaks, kui on siis keskmine palk. Nüüd liigume siis 4. kvartali andmete juurde. Ja 4. kvartali keskmine brutopalk oli üle 2000 euro, 2062 eurot ja see oli siis võrreldes 2023. aastaga 8,3% kõrgem. Ja mediaanpalk 4. kvartalis oli 1699 eurot. Kui vaadata tegevusalati, millised olid siis keskmise brutopalga tasemed, siis kõige kõrgem oli see 4. kvartalis info ja side tegevusalal 3571 eurot, siis finants- ja kindlustustegevus 3164 eurot ja sellele järgnes siis avalik haldus ja riigikaitse 2684 euroga. Ja sooviksin teile näidata ka siis tegevusalade lõikes sellist üldist pilti, kuidas ta 4. kvartalis välja nägi. Endiselt on siis keskmine brutokuupalk kuvatud lillaga ja mediaanpalk kuvatud roosaga. Ja siin on näiteks ka näha, et madalaimad keskmised palgad 4. kvartalis olid majutus- ja toitlustustegevusalal
1288 eurot. Siis muude teenindavate tegevustega tegevusalal oli keskmine palk 1369 eurot ja siis kinnisvaraalane tegevus oli keskmine palk 1440 eurot. Ja suurim palgakasv võrreldes siis 2023. aasta sama perioodiga oli haldus- ja abitegevuste valdkonnas ligi 10% ning tervishoiu ja sotsiaalhoolekandega tegeleval tegevusalal, kus ta siis oli 9,9%. Ja kui siia kõrvale tuua siis väiksem palgakasv, oli elektrienergia varustamise tegevusalal 2,8% ja kunsti ning meelelahutuse tegevusalal 5,8%. Ja nüüd siis 2024. aasta andmed ja samuti siin selline kiire aasta ülevaade, et keskmine brutopalgatase 2024. aastal jäi alla 2000 euro. Keskmiselt oli ta siis 1981 eurot, mis oli 8,1% kõrgem võrreldes siis 2023. aastaga. Mediaanpalk oli 2024. aastal 1628 eurot. Ja samuti olen siia välja toonud siis erinevad tegevusalad, kus keskmine brutopalk oli kõige kõrgem. Esimesel kohal on endiselt info ja side, siis tervikliku aasta terveid andmeid vaadates oli siis keskmine palk 3484 eurot, talle järgnes finants- ja kindlustustegevus 3127 eurot ja siis kõrgemates palkades siis kolmandal kohal oli siis elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise tegevusala, kus siis keskmine palk oli 2697 eurot. Ja siia juba tuttav tegevusalade lõikes välja toodud siis keskmised palgad ja mediaanpalgad. Siin on siis kuvatud 2024. aasta andmed. Pilt ei ole väga erinev 4. kvartali andmetest, et madalimad keskmised palgad on siis samuti majutus- ja toitlustus tegevusalal 1264 eurot keskmine palk ja muude teenindavate tegevustega tegeleval tegevusalal 1313 eurot. Ning kui vaadata siis aasta üldist sellist palgakasvu, siis nagu ma ütlesin, üleüldine palgakasv oli 8,1%, aga tegevusalati oli kõige kõrgem palgakasv tervishoiu ja sotsiaalhoolekande tegevusalal 11,9% ning muude tegevuste tegevusalal 9,8%. Ja väikseim palgakasv oli elektrienergiaga varustamise tegevusalal 4,7% ja siis kunsti ning meelelahutuse tegevusalal 5,4%. Ja nüüd maakonniti mediaanpalkade kaart. Olen siia valinud just mediaanpalgakaardi, sellepärast, et nagu ma enne mainisin, mediaan näitlikustab kõige paremini sellist tüüpilist palka selle piirkonna jaoks siis. Oluline on siin ka mainida, et kuna me kasutame registriandmeid, siis me kasutame töötamise asukoha järgi. On siis need maakonnad märgitud mitte, siis inimese rahvastikuregistri järgse elukoha järgi. Et see on võib-olla oluline siinkohal ka mainida. Ja mediaanpalk 2024. aastal oli siis kõrgeim Tallinnas, mida siin eraldi kujutatud ei ole, aga Tallinnas oli kõrgem mediaanpalk ja 1896 eurot. Ja Harjumaa järgnes sellele 1818 euroga ja sellele järgnes Tartu, kus siis palk oli 1688 eurot. Ja kui nüüd välja tuua ka sellised madalamad mediaanpalgad, siis oli see 2024. aastal Valgamaal 1270 eurot ning Ida-Virumaal 1297 eurot. Nii, ja siia olen toonud siis võib-olla sellised minu hinnangul kõige olulisemad faktid, et nii keskmine kui ka mediaanpalk
on siis tõusnud üle 8% võrreldes siis aastaga 2023. Tuleb tunnistada, et palgakasv on aeglustunud, et 2022. ja 2023. aastal tõusis keskmine palk üle 11%, kuid nagu juba öeldud, siis sellel eelmisel aastal oli siis palgakasv 8% ligi. Kõige kõrgem palgatase on jätkuvalt info- ja sidetegevusalal ja kõige kõrgem keskmine palk on Tallinnas ning siis Harju- ja Tartu maakonnas. Andmed on leitavad Statistikaameti kodulehel, kui teid huvitavad erinevate tegevusalade kohta täpsemad numbrid või siis arvud ka maakonniti, nii keskmine palk kui siis ka mediaanpalk. Ja homseks saab uuendatud ka palgarakendus, kus on võimalik võrrelda siis enda palka ametirühmade lõikes. Siinkohal mina tänan. Suur aitäh, Sigrid! Ja vahepeal meil on paar küsimust ka tulnud. Ja küsiks need siis esiteks, et kui palju mõjutavad boonused ja lisatasud keskmise ja mediaanpalga arvestust? Boonused ja lisatasud mõjutavad, sellepärast et registris praegusel nii-öelda andmekomplektis meil ei ole võimalik eristada väljamaksete liike, mis tõttu on nad meil kõik sisse arvestatud. Aitäh! Ja teiseks küsiks, et millistes maakondades on palgad kõige rohkem kasvanud? Ja olen välja vaatanud siis keskmise palga puhul, et palgad kasvasid võrreldes 2023. aastaga enim just Hiiu maakonnas 9,9% ja siis Ida-Viru maakonnas 9,7%. Aga juurde saab ka öelda selle, et kõikides maakondades oli palgakasv vähemalt 6,5%, ehk siis kõigil oli üle 6,5%. Aitäh! Sellega praegu küsimused on otsa saanud, aga suur tänu ettekande eest ja suur tänu kõigile teistele kuulamast. Soovin omalt poolt ilusat päeva jätku!